Tere, head erakonnakaaslased! Ma loodan, et paljud teist on juba kuulnud ja näinud siis uudist, et prokuratuur lõpetas kriminaalasja, mille siis algatas umbes aasta tagasi minu vastu kahtlustusena siis omastamises ja pistise võtmises. Ja nüüd siis jõudis peale aastapikkust suurt uurimist prokuratuur samale seisukohale kui minu vandeadvokaat Aadu Luuberg, et selle kahtlustustele ei olnud mitte mingisugust alust. Eks minu jaoks oli see selge juba algusest peale ja selge oli ka see, et miks see kõik toimus. Pigem oli üllatus see, et see kriminaalasi just nüüd lõpetati. Ausalt öelda arvasin mina küll, et õiguskaitseorganid venitavad selle kriminaalasjaga nüüd vähemalt kohalike valimisteni. Oleks saanud ju veel väga mitu uudist teha. Aga mul on tõesti hea meel, et see asi on nüüd lõpetatud ja ma loodan, et neid mõnedki naeruväärsed kriminaalasjad, mis meie erakonnakaaslaste vastu viimasel ajal on algatatud, samamoodi ka lõppevad. Aga nendest tagamaadest kindlasti tahaksin ma tulevikus natukene pikemalt rääkida ja ehk ka teile selgitust anda, et mõtteainet on siin meile kõigile. Esiteks olen ma tänaseks tõesti nende materjalidega väga põhjalikult tutvunud ja olen täiesti kindel, et see kriminaalasi oli algusest peale suunatud ja kui ühte asja suunatakse, siis on tal ju ka tellija olemas. Et küsimus on pigem, kes on tellija. Selleks, et aru saada, kes on tellija, peab ikka vaatama sinna, et kes siis sellisest kriminaalasjast kasu said või kellele see pidi kasu tooma. No, kasusaajaid päris palju. Esimesena võiks ju arvata, et need olid meie poliitilised oponendid ehk siis mõne teise erakonna esindajad. Nemad kindlasti said sellest ka kasu, et meil selline kriminaalasi jälle keskerakondlase vastu üles on tõmmatud. Aga ma olen täiesti kindel, et algatas selle kriminaalasja pigem ikkagi meie erakonnaga seotud inimesed ja puudutas eelkõige ikka meie erakonna sellist sisevõitlust, sest taheti tegelikult selle kriminaalasjaga eelkõige nõrgestada Keskerakonda ja Edgar Savisaare meeskonda ja kõige selline suurem surve oli just vahetult enne erakonna aastakongressi, siis möödunud aasta augustis. Peale seda, kui kongress oli läbi ja tulemus oli selline, nagu ta pidigi olema, erakonda juhib endiselt Edgar Savisaar, kadus ka uurimisorganite huvi selle kriminaalasja vastu, et see huvilangus oli tõesti tuntav. Ja täna neid materjale uurides olen ma enda jaoks päris hästi selgeks teinud, et kuidas siis kogu see menetlus käis, kuidas seda infot siis korjati. Ja selge on see, et kaitsepolitsei täna kõiki menetlustoiminguid millegipärast toimikus ei kajasta. On see siis nüüd natukene lohakas töö või varjamine, seda ei oska öelda, aga igal juhul aitaksid need toimikud ja nende kajastamine üsna selgelt kaasa, et öelda välja siis nii-öelda tellija nimed. Aga mida sellest siis veel õppida ja mida sellistest asjadest üleüldse peaks õppima? Tegelikult on vist juba üsna viimane aeg meie riigijuhtidel ja õiguskaitseorganitel mõelda selle peale, et kuhu sellised nii-öelda tellimustööde täitmised viivad. Esiteks on kaitsepolitsei ressursid hõivatud tellimuse täitmisega ja katteta ja ressursita võivad jääda juhtumid, mis vajavad tõesti tõsist tähelepanu ja tekivad vead ja vigade tulemusena olukorrad, kus inimesed saavad kannatada, et sellised juhtumid on Eestis juba olnud. Pean siin silmas Kaitseministeeriumisse relvastatud inimese pääsemist. Pean siin silmas ka Lõuna-Eestis politseioperatsiooni, kus kaitsepolitseinik sai surma. Et sellised asjad ei juhtu lihtsalt sellepärast, et juhtus, see on selge märk sellest, et operatsioon ei ole piisavalt hästi ette valmistatud, kas siis ressursi või tähelepanu puudumise tõttu.
ja ei saagi seda tähelepanu ja ressurssi ju jaguda, kui tegelikult tegeletakse asjadega, millega tegelema ei peaks või täidetakse nii-öelda tellimusi. Et see on üks väga oluline mõttekoht. Teine asi, mille peale kindlasti peaksid mõtlema õiguskaitseorganid ja ka valitsev võim, et kui võetakse sellised nii-öelda võitlusvõtted siis poliitikas kasutusele ja kasutatakse selleks siis õiguskaitseorganite abi, siis täna kasutatakse neid opositsiooni vastu. Aga homme võib olla tänane koalitsioon opositsioonis, et neid võtteid saab ka ju siis nende peal kasutada. Ja kui sellised võtted juba kasutusele on võetud, siis tavaliselt minnakse nende ikkagi samm veel edasi ja kuhu me siis välja jõuame. Me armastame rääkida oma riigist kui demokraatlikust riigist ja tihtilugu toome näiteks siis teisi riike, kus meie arvates demokraatiat nii palju ei ole kui meil, aga kui palju me täna juba ise nendest riikidest erineme ja võib-olla oleme juba liigagi sarnased ja tahaks siiski seda, et me saaksime Eestist rääkida ka homme kui demokraatlikust riigist, kus õiguskaitseorganid ei ole lihtsalt poliitilise siis sellise võitluse kasutuses. Igal juhul ma tänan kõiki neid häid erakonnakaaslasi, kes toetasid selle aasta jooksul mind, kes usaldasid, tegid koostööd, ja soovin jõudu neile, kes oma võitlused peavad veel lõpuni võitlema. Kindlasti ei tohi alla anda, tulebki enda eest seista, tuleb oma erakonna eest seista. Aitäh ja nägemist!